Tere õhtust, head inimesed! Mina olen Eva Esse ja ma olen naine. See ei tohiks ju iseenesest rõhutamist vääriv asi olla, sest soorollid on meie kiirelt muutuvas maailmas juba ammu hägustunud. Aga tänane õhtu on natuke teistsugune. Me räägimegi täna just naistest ja teeme seda omamoodi valusast vaatenurgast. Me kõneleme naistest kui seksuaalse ahistamise ohvritest ja sellest, miks ühiskond neid ohvreid endiselt tõsiselt võtta ei taha. Või hullem veel, naisi ohvrite asemel hoopis ahistamise põhjustena näeb. Ma tean seda väga hästi, sest ka mina olen naine. Ning jah, ka mina olen seksuaalset ahistamist kogenud. Ja süüdlasena ma ei kavatse ennast tunda. Niisiis lubage mul täna olla emotsionaalselt ülesköetud naine, nagu viimasel ajal on Eestis kombeks öelda. Viibite teie siis oma kodustes televiisoritubades või siin samas stuudios meie vapras võltspublikus. Kes viimastel nädalatel ajalehti kas või eemalt on näinud, see teab, et ka Eestis on mitmed MeToo juhtumid jälle avalikuks tulnud. Selle peale võivad muidugi paljud nüüd küsida, et mis imeasi see MeToo on? Kas vigaselt kirjutatud metroo? Ilma lõputa me toome tervitusi Palmisaarelt või hoopis inglisekeelne hiljatus, mille saatel lasteaia lapsed vetsu järjekorras üksteisest mööda trügivad. Kaugel sellest. MeToo on Ameerika Ühendriikidest alguse saanud liikumine, mille käigus tuhanded naised oma seksuaalse ahistamise kogemusest avalikult rääkima hakkasid. Aga ka mehed, sest seksuaalne ahistamine ei tunne soolisi piire ja lõpuks ometi on sellest ka Eestis rohkem rääkima hakatud. Siis üks õhtu ta viis mu hoopis metsa äärde, parkis auto ära ja ütles, et kuule, et kui sa tahad, et sa saad Martaks, et ma võin seda teha, mul on seda võimekust, aga luba ainult, et sa teed kõik, mis ma ütlen sulle. Ja mina väike mõtlesin, ma saan superstaariks, et muidugi teen, et luban. Ja siis tol samal õhtul ta hakkas mind puudutama ja võttis mul süütuse ja sealt see niimoodi jätkus aastaid. Mõni võib ju nüüd küsida, et mis sellest siis nii erilist on, sest inimesed on ju alati kõigest avalikult rääkinud. Aga probleem ongi selles, et tegelikult ei ole. Seksuaalse ahistamise ohvril on oma kogemust sama raske jagada, kui Priit Sibulal vaimukas olla või Urmas Reitelmannil käsi loomadest eemal hoida. Ahistamiskogemuse jagamine valmistab ohvrile peaaegu füüsilist valu ja nõuab erakordset pingutust. Seda enam, et pahatihti kipuvad inimesed ohvri asemel hoopis ahistajat uskuma. Ja just sellest ma tahan täna teile rääkida. Mis asi seksuaalne ahistamine ikkagi on? Kas see, kui estraaditähte Vello Viisimaa pargipingil naisi musitab ja naised sellel naeratades juhtuda lasevad, on seksuaalne ahistamine? Ma suulen veel. Ilman naisteta on kurb maailm, ka roosil päikeseta tundub küll. Ilmselgelt on nähtud keeruline pidada seksuaalseks ahistamiseks. Eriti kui arvestada aega, mil vanameister Viisimaa veel meie seas oli. Aga kas see, kui president Boris Jeltsin süüdimatult naisi käperdab ja need midagi teha ei julge, on seksuaalne ahistamine? Loomulikult on see seksuaalne ahistamine. Ja selle peale tasuks mõelda, kui te järgmine kord Tallinnas Nunne tänaval Boris Jeltsini bareljeefi juures peatute. Moodsas maailmas tuntakse kahte seksuaalse ahistamise vormi, quid pro quo ehk teine vastu ja vaenulik keskkond. Esimesel juhul on seksuaalse sisuga ettepanekud ja vihjed otseselt või kaudselt inimese töölevõtmise või töötamise eeltingimuseks. Teisel juhul väljendub ahistamine keskkonnas, kus seksuaalse sisuga naljade, kommentaaride ja puudutuste abil inimeste töövõimet ja enesehinnangut hävitatakse. Kui Heino teeb Viivikale ettepaneku kopeerimismasina taga pisut nugistada ja pakub selle eest Viivikale vaba reedet või verevaatega kabinetti, siis on tegemist tüüpilise quid pro quo ehk teine vastu ahistamisega. Kui Heino ütleb aga Viivikale, sinusugustel lestaroogiks küll, on meil tegu klassikalise vaenuliku keskkonnajuhtumiga. Isegi kui lestarookiva Heino kujund kellelegi naljakas võiks tunduda. Ükski naine või mees ei pea sellist alandust taluma. Ta läheb ettevõtte või tiimi juhi juurde ja annab sellest käitumisest kohe teada, eks ole.
Kahjuks mitte. Ja selles kogu see probleem seisnebki. Heino võib süüdimatult Viivikat käperdada, sest too on ju ise kõiges süüdi. Kes käsib tal nii ilus välja näha? Kes sunnib teda nii seksikat kostüümi kandma? Kes ütles, et huulepulka just nii palju oma musile peab määrima? Viivika on provokaator ja tegelikult tuleb vaesele Heinole üldse kaasu tunda, sest sellistele kiusatustele on ju nii raske vastu panna. Eestis on väga levinud seksuaalvägivalla ohvrites kahtlemine või nende süüdistamine. 5 aastat tagasi läbi viidud uuringust selgus, et 47% Eesti elanikest pidas vägistamise süüdlaseks ohvrit ennast. 2 aastat hiljem tehtud kordusuuringus oli see osakaal veidi väiksem, aga siiski tervelt 42%. Kas see on viimasel ajal muutunud? Meil on selle kohta kõige värskemad andmed. Uuringufirma Norstat viis eelmisel nädalal spetsiaalselt meie saate jaoks läbi uuringu, mille tulemused on meeldivalt üllatavad. Küsimusele, kas usute, et seksuaalse ahistamise juhtumite puhul on ohvrid ka ise vähemalt osaliselt süüdi, vastas jaatavalt vaid 7% Eesti elanikest. Et enamasti on süüdi mõlemad, nii ahistaja kui ohver, usub 8% inimesi. Et vahel harva on süüdi mõlemad, kuid enamasti ainult ahistaja, arvas 47% vastajaid. Ning et ahistamises on alati süüdi ainult ahistaja, usub 33% Eesti elanikkonnast. Seega on viimaste kuude sündmused ja see, et naised ahistamisjuhtumitest ausalt räägivad, hakanud ka avalikku arvamust mõjutama. Siiski on siiani levinud ohvrite valetajaks nimetamine ja neile omakasupüüdlike motiivide omistamine. Seda teed on mindud ka mitmete värskete ja kõneainet pakkunud juhtumite puhul. Kui eks-jalgpallur Miia Belletrisna oma kunagisest üleelamisest avalikult rääkis, avaldas Nõmme Kalju jalgpalli naiskond ühemõttelist toetust treenerile, mitte ahistatud kaasportlasele. Naisjalgpallurid nimetasid Aurelio ohvri juttu lubamatuks laimukampaaniaks. Ka Aurelio advokaat asus ohvrit kiiresti häbimärgistama. Mulle jäi arusaamatuks, miks oli vaja enda reklaamimiseks teise inimese mainet kahjustada, ütles Aurelio kaitse Robert Sarv, kes teatavasti ise ennast mitte kunagi, mitte kusagil ei reklaami. Vaata mind. Vaata mind. Vaata mind. Kui Getulio Fredo Aurelio osas näib kõik suhteliselt arusaadav olevat ja lasteihar jalgpallitreener ei tee oma tegudest ka ise mingit saladust, siis alati see nii lihtne ei ole. On mehi, kes on sattunud valesüüdistuste ohvriks ja seksuaalkurjategija mainest on raske vabaneda. Enam ei tihka paljud mehed naiskolleegidega kahekesi jääda ja kui vanasti julges poiss tüdruku ise välja kutsuda, siis nüüd tuleb tal selleks enne advokaadiga konsulteerida. Iga seksuaalse ahistamise valesüüdistus paneb ühiskonda ka tõestes süüdistustes aina enam kahtlema. Sõna vastu olukorrad on alati emotsionaalsed ja võivad nii ahistajate kui ka valesüüdistajate kasuks töötada. Ometi esineb seksuaalse ahistamise juhtumites sama palju valesüüdistusi kui iga teise kuri ja väärtöö puhul, ainult 2–6%. Nagu te näete. Niisiis, kui Heino tahab Viivikale väärika inimese kombel läheneda, tuleb tal aru saada järgmistest asjadest. Ma ei taha, tähendab ei. No. Ma pole kindel, tähendab ei. Lõpeta ära, tähendab ei. No. Ei tähendab ei. Ei tähenda veena mind. Teadvusetu olek ei tähenda käpi mind või tee minuga nõme selfie. Kui vastus ei ole jah, siis ei ole asi konsensuslik. Inimese keha on inimese enda oma. Mis järgneb sobimatult käitunud ülemuse tegude avalikustamisele ja kuidas juurida onu Heinolik käitumine välja meie töökultuurist? Sellest räägin juba mõne hetke pärast viimaste aastate enim kõneainet pakkunud seksuaalse ahistamise juhtumi ehk Aivar Mäe kaasuse peategelase Lisanna Männilaanega, kes täna õhtul esmakordselt seda teemat kommenteerib. Ärge kuhugi kaduge.